vahel on inimestel kodus ka taimed, mida nad ise kutsuvad kaktusteks, aga mis ei ole seda mitte. Üks väga hea näide on näiteks selline taim, mille nimi on soomuslehik. Tema on loomu poolest samamoodi selline kõrbe ja poolkõrbe taim ja siis sarnased elutingimused on ta siis muutnud suhteliselt kaktustele sarnaseks. Ja tegelikult peaks nendega istutamisel käituma umbes samamoodi kui kaktustega. Ainuke erinevus on see, et nemad ei ole kurjad ja nende puhul pole vaja kindaid kätte panna, kui just keegi väga oma maniküürist ei hooli. Aga siis lööme selle samamoodi potist välja, ei tule. Siis selleks katsume lüüa vastu lauaserva tuli. Võtame ära kütikillu ja siis katsume natuke pudistada hõredamale taime juurepalli. Nii. Ja nüüd siis on sellised 3 taime ja mis on siis sukulentide ja just näiteks soomuslehikute puhul selline väga hea omadus on see, et kui kaktuste puhul peab hästi täpselt jälgima, et nad saaksid samale kõrgusele, siis soomuslehikuid on alati hea istutada natuke sügavamale, kuna nad annavad oma varrelt samamoodi lisajuuri. Ja taim juurdub ja kasvab rõõmsalt edasi, aga lihtsalt siis ta ei kasva nii kaugelt potist välja. Ja siis tavaliselt juhtub igasuguste soomuslehikute ja muude taoliste taimede puhul istutamise puhul ka see, et mõned lehed kipuvad ära murduma. Aga neid ei maksa ära visata. Nii. Aga nüüd siis võtame uue poti, paneme põhja killu, kuna see pott on nüüd tegelikult nende taimede jaoks natuke palju liiga suur, siis paneme siia päris korralikult kruusa. Nii. Sobitame paika soomuslehiku taimed, nüüd nad said natuke liiga kõrgele. Tähendab, võtame natuke kruusa ära. Taimede ümber istutamine on alati selline loominguline töö, et on soovitused, aga kindlaid reegleid pole. Nii, ütleme, et nüüd on väga ilus. Ja siis hakkame täitma potti mullaga. Kui me oleme seda umbes niimoodi poole võrra täitnud, siis siin oli üks väga väike pisike jupp. Nii, nüüd lisame ka selle siia. Paneme siia mulda juurde. Nii. Ja vajutame pealt ettevaatlikult kinni. Nii, olemas. Ja paneme paika etiketi, kui seda vaja läheb. Nii, ma rääkisin enne sellest, et ei maksa lehti ära visata. Nendega on nüüd niimoodi, et paljud soomuslehikud ja üldse nagu paljud sukulendid on lehtedest paljundatavad lehepistikutega. Ja kui te nüüd tahate eraldi potti teha, siis peate te lihtsalt pistma selle lehe eraldi potti, aga te võite pistada ka siia sama taime juurde. Ajapikku võtavad lehed juured alla ja kui veel natuke oodata, siis tärkab siit juure ja lehe kaelast selline väike taim ja siis peaks lõpptulemus näema välja selline. Ajapikku siis see emaks olnud leht kuivab, kui ta on ära andnud kogu oma toitainete ja niiskuse varu ning siis jääb alles selline üksik noor taim, mille võib siis juba omaette potti istutada või kui te panite ta emataime juurde, siis jääb ta siis sinna rõõmsalt kasvama. Ja kui me rääkisime sellest, et kaktusi ei pea kastma, siis tegelikult sama jutt kehtib ka igasuguste sukulentide puhul. Et nende puhul pole see mittekastmine küll nii ülioluline, kuid mingi 2, 3, 4 päeva võiks siiski kastmisega vahet pidada. Ja paljud inimesed tahavad siis pärast ümberistutamist kohe hakata ka väetama. No sellel esialgu pole väga sügavat mõtet, kuna taime juurepall on natuke kahjustunud ja siis võib saada natuke põletusi, kui väetise lahusega teda uhada. Nii et väetamisega võiks olla pärast ümberistutamist suhteliselt selline tagasihoidlik. Ja ei maksa ka muretseda sellepärast, et taim jääks nüüd sellepärast, et ta väetamata jäi põdema,
kuna uus muld on teil ju loomulikult igasuguste toitainetega varustatud, et kui te segate selle segu ise, siis võtate ju ikka kuskilt kõige rammusama komposti hunnikust ja kui te olete selle ostnud poest, siis on seal juba mineraalained sees.